Tervitus kõigile kanali tellijatele ja külastajatele. Kõige põlatum mast vanglates tsoonides olid alla lastud ja solvatud, nii-öelda опущенные и обиженные. Sinna sattusid passiivsed homoseksuaalid, seksuaalkurjategijad ja vägivalla ohvrid tsoonis või vanglas endas. Alla lastuid nimetati kukkedeks, margaritadeks ja vaflöörideks ning nende jaoks eraldati eraldi territoorium, nii nimetatud kukenurk. Kui blokkides või salkades elasid kuked, siis magasid nad uste juures põrandatel ja kambrites magasid nad paraski juures kivi ehk peldiku vahetuse läheduses või naride all. Mõnikord nõuti, et nad teeksid nii-öelda kaardinakese eraldumaks maksimaalselt ka visuaalselt. Tsooni sööklates olid kukkede lauad ja pingid, mida kasutasid vaid nemad. Kui tavaline tsooni mõistes normaalne inimene istus kukepessa, hõrrele, muutus ta otsekohe mustaks, räpaseks, rüvedaks, zakantatšinem, just kui oleks ortodoksaalsele juudile sealiha lauale pandud ja ta kaotas kohe endise lugupidamise. Tulles eeluurimisvanglasse või arestimaja, siis kogenud vang kohe esimese asjana tundis huvi, kus on solvatud vendade nii-öelda elupaik, et mitte ämbrisse istuda. Kuked olid tavaliselt märgitud, riietusid lohakalt, räpakalt ja olid kasimatud, kuid mitte kõik. Saunas ja kraanikaussides oli keelatud kõigiga koos ühel ajal ja ühtedes samades kraanikaussides pesta. Isegi WC oli eraldatud. Sööklates kasutasid nad spetsiaalseid kausse, kruusi ja lusikaid. Kõikidesse nendesse olid puuritud augud. Kriminaalid tavaliselt selle asemel, et öelda kellegi kohta, et kedagi lasti alla, ütlesid, et temale kingiti auguga kauss. Alla lastutele pandi ülesandeks teha kõige põlastusväärsemaid töid, puhastada peldikuid, viia välja paraskid ja teenindada prügiauke või konteinereid. Kui kukk keeldus, võis teda jalgadega läbi peksta, sest kätega peksmine oli põlastusväärne, või panna ta sukelduma peaga paraskisse või isegi tappa. Mõned allalastud ei suutnud neid kannatusi ja piinasid taluda ning tegid eluga lõpparved. Zapadlo ehk vale oli allalastutega isegi rääkida, suhelda tohtis temaga vaid sugulisel teel. Tsooni ja mujal rivides pidid vaesed käima rivi lõppudes. Neil oli keelatud läheneda normaalsele vangile lähemale kui 3 sammu kaugusele. Seda enam oli keelatud alustada mingisugust jututeemat. Kukk pidi alati andma teed, surudes end tugevasti vastu seina. Miks kukkesid nimetati just kukkedeks? Kukk on ju igati korralik ja sõjakas lind. Vastuse saate ühest videotest, kus räägitakse žargooni tekkest. Iga üleastumine võrdes näopeksuga. Kuna kukk ei tohtinud lüüa käega, peksi neid kaigastega või jalgadega. Põhjuseid allalaskmiseks oli palju. Tsooni heidikuks võidi teha juba eeluurimisvanglas ka juba ainuüksi selle eest, et sa rääkisid autoriteediga üleolevalt ja toorelt ja hakkasid oma õigusi ja reeglid sisse seadma. Selle kohta võite vaadata saadet, millest ja kuidas vanglas ei räägita. Reeglina juhtub nii inimesega, kes on vabaduses harjunud korraldusi jagama ja seejuures üleolev olema. Oli ka juhtumeid, kui auguga taldrik kingiti liiga kena ja libediku näolapikese eest, eputamise, edvistamise, peenutsemise eest, liigse, targutava intelligentsuse eest. Passiivsed homoseksuaalid ja alaealiste vägistajad sattusid kukekasti automaatselt. Kambrikaaslased teevad kohe esimese asjana selgeks sinu seksuaalse orientatsiooni ja paragrahvi, mille eest sa vangi sattusid. Passiivset homoseksuaali märgistati kohe tatoveeringuga, tehti näiteks sinikas silma alla või tehti mingi konkreetne kunstiteos. Varjata oma märgistust oli praktiliselt võimatu ja lisaks jäi inimene kuke staatusesse igaveseks ajaks. Sattuses vangi teist või rohkem korda pidi ta kambrisse sisenemisel kohe tere asemel välja selgitama, kus on kambris kukenurk. Varjamise või salgamise eest tõenäoliselt kukk tapeti ära nende poolt, keda ta mustas, rüvetas neid oma suhtlemisega teistele teadmata. Kusjuures tuli arvestada, et ega vangidele selline asjade käik ei meeldinud, aga nii-öelda pidi. Kuketempliga juhtus ka kurbi, kurioosseid lugusid. Kergemeelsed, seadusekuulekad fraierid tatoveerisid endale rindadele, puusadele, reitele midagi, peaasi, et teos oleks lõbus, veider või mingil teisel moel huvipakkuv. Näiteks käe, milles oli õitsema löönud roos või muusikariist või sõrmus südamega. Aga saatuse kapriisi tõttu sattudes kriminaalide sekka kuulis ta üllatusega enda aadressil. Vaflöör, ehk siis teisisõnu kukk. Algas täielik põrgu ja proovis tõestada, et sa ei olnud kukk. Tihtipeale selliste tatoveeringute omamise eest lastaks otseselt kohe alla. Tsoonis leidus kiiresti mõni nii-öelda aktiivne pederast, kes soovis spermakormalt maha saada ja karjatas. Lahe eit, puutuda pärast mind. Enamus kordadest kuked eemaldavad vabanedes need tatoveeringuid või võimalusel tatoveerivad nad üle.
Vaflööri klotser tehakse täielikult ümber ja tehakse nii-öelda uus sümbol, näiteks kellast kella istumine. Pärast seda peab endine süüdimõistetu enese tervise huvides hoidma maksimaalselt eemale vangistusest. Kogenud kriminaal paneb aga vabaduses temaga kohtumisel kindlasti tähele, et tätoveeringud on ümber tehtud ja kindlasti täpsustas tema minevikku, kes ta oli tsoonis. Solvatudeks peeti eemale tõugaituid, kuid keda ei oldud alla lastud. Näiteks mustatuid kukkedega suhtlemisest või mis tahes moel kaardivõlglased, isatapjad, liiderdajad või lihtsalt nõrgukesed, kes ei suutnud enda eest seista. Selliseid inimesi nimetati ka veel parašameesteks. Nad olid auastmelt kukkedest kõrgemal, kuid paraskite puhastamisest nad ei pääsenud. Parašamees võis iga hetkel saada kingituseks auguga kausi. Allalaskmise protseduur oli standardne. 2 või 3 hoidsid kinni ja 1 vägistas. Vahest kleebiti seljale ka pornoajakiri, et tõuseks. Kui kukke kandidaat ei olnud võimalik ära väänata, siis laskuti kavalusse. Oodates, millal ta magama jääb, siis masturbeeriti ja lõpetati tema näo peale või tõmmati riistaga üle huulte. Pärast seda tehti nii eeluurimisvanglas või tsoonis teatavaks, et uus vaflöör on saabunud. Nii näiteks käituti bandiitidega, kes läksid varaste ja nende reeglite vastu. Kaua aeg olid kuked ilma igasuguste õigusteta. Neid pandi madalamale astmele kui mendid, kitsed ja sukad. Kuid kukkede klann hakkas kohanema tsooni elule ja nad lõid oma nii-öelda reeglistiku ja oma hierarhia. Muidugi ei toimunud see igal pool ühtemoodi. Vanad ja kogenud kriminaalid pidasid kõige kukestumateks asutusteks poolkinniseid tsoone. Nad nimetasid neid kitsetsoonideks. Mida kinnisem oli režiim, väitsid nad, seda vähem oli vaflööre ja selle kaudu oli neil endil rohkem šansse ellu jääda. Range ja erirežiimiga tsoonides oli tihtipeal olemas kukkede pahaan, niinimetatud ema, kes jaotab neid kukkesid nende endi kukenurkadesse, reguleerib WC puhastamisi ja kontrollib distsipliini eemale tõugatute seas. Tema siis nii-öelda varustas kukkedega neid, kes seda teenust siiski soovisid. Range režiimiga tsoonis ei olnud kohane, et ilma väga tõsise põhjuseta hakatakse allalastuid peksma. Kukkele võidi peksa anda pesemata peldiku eest või siis selle eest, et ta tegi ürituse alustada vestlust mõne autoriteetse vangiga, kuid seda juhtus harva. Ema nii-öelda kontrollis ise korda ja ise karistas süüdlast. 90-ndatel hakkasid need reeglid ka vaikselt hääbuma ja solvatud üritasid ka pondu peale kaarte mängida. Kuid kõige huvitavam asjaolu oli see, et kuked, üritades ellu jääda, sundisid lõpuks teisi endaga arvestama. Nad hakkasid endid kaitsma, kui piinad ja alandus saavutas apogee ehk haripunkti. Kui neid sunniti sitta ja seepi sööma ning keelega paraskit limpsima. Ahastusse ja meeleheitele viidud inimesed läksid enesetapuni, kuid väga ebatavalisel moel. Kukk valis välja kõige jõhkrama kurjategija, viskus talle kaela ja hakkas suudlema ja üle lakkuma. Šokeeritud vang kas tappis või sandistas selle eemale tõugatu, aga muutudes ise selle juhtumi tagajärjel siiski mustaks, nii-öelda räpaseks. Endine lugupidama kadus sekunditega ja õige pea sattus seesama vang solvatute ridadesse. Kukkede klann võis reageerida bespredellile ka veel rohkem organiseeritult. Näiteks kukk, kes mängis kaartides maha oma elu, muutus torpeedoks ja pidi täitma võitja soovi. Viimane võis anda käsu räpastada mõni autoriteet, kes oli varasemalt endale nõuks võtnud viimast alla lasta. Torpeedol valikut ei olnud. Võlgnik oleks tapetud kukked endi poolt. Vabanedes muutusid kuked, parašamehed ja kitsed ja rotid tõsiseks ohuks vargasüsteemile. Tsooni alandus tekitas neis lõputu vihkamise emotsiooni ja enamustel soovi kätte maksta. Allalastud bandiidid võtsid uuesti relvad kätte ja hakkasid vargaid ja nende lähikondlasi jahtima. Jaht šestjorkade, põkkide ja patsaanide järele. Juhtus ka nii, et surma said nende käe läbi ka need, kes lihtsalt mainisid oma seotust varaste või platnoidega. See oli kanal Vangla Subkultuur Official. Tänan tähelepanu eest, tellige kanal, pange meeldimine ja kommenteerige, mis teemadel te järgmisena kuulda sooviksite.